No tere tulemast Tartu järve äärde. Ma käisin nüüd kodus ära täna. Käisin täna ka toidupoes ära. Ja tulin siis Tartu järve äärde. Ja tulin parandama tema klinomeetrist. Näete, ma olen klinomeetrile plastikust sellise nagu klaasi ette pannud. Sellise klaasi olen ette pannud. Selleks, et kilomeetri tööorganit kaitsta. Et selline mõnus klaas. Nii. Siis ma parandasin ära tema kõied, kinnituskõied. Tegin need natuke paremaks, tõmbasin need rohkem pingule ja kohendasin neid ja sättisin neid ja nüüd siis lihtsalt istun ja naudin ja olesklen. Ja mõtlen sellest, mis saab siis, kui ma keevitusaparaadi kätte saan. Et mis ma siis saan teha, kui ma olen keevitusaparaadi kätte saanud. Tõenäoliselt ma siis keevitan ikkagi need vesirattad kokku ja siis vaatab, mis edasi saab. Ja siis, kui pärast kunagi on veel midagi vaja keevitada, siis mul on keevitusaparaat oma käest võtta. Ja sellega oleks siis praegu väga lahe ilma vaatama hakata. Selle minu kaameraga näete, lainetus on ja tugev tuul on. Eemal silmapiiril sõidab üks lainelaudur. Tuleb ilmselt tõudefaasis. Oh, kui ilus on vaadata seda laeva. Lained materdavad teda praegu, aga varsti ma viin Alondra siit sadamast ära koju oma haagisega ja alustan keevitustöid. Siis, kui ma keevituse kätte saan, keevitusaparaadi. Ma võtan elektrikeevituse, võtan keevitustraati ja siis keevitan selle vesiratta ilusti kokku ja siis toon laeva siia tagasi. Ja siis hakkan temaga sõitma, sest praegu ma temaga sõita ei saa. Esiteks ilm seda ei luba. Suur lainetus, tugev tuul. Nii et praegu ma ei saa Alondraga sõita. Aga kui on ilus vaikne ilm, siis ma saan temaga sõita. Sellepärast, et siis tal mõlemad vesirattad töötavad ja siis vähendab, kui ükskõik kes, ükskõik kumma poole pealt, katkinad vesirattaid enam teha ei saa. Vot. Ja sellega oleks praegu minu poolt kõik. Tahan lihtsalt ette hoiatada, et varsti on laev siit ära viidud remonttööde jaoks ja pärast remonttööde lõppu tuuakse ta siia jälle tagasi. Ma vaatan järgmisel nädalal esmaspäeval, kas ma saan poest nimetähti osta ja siis lähen ostan ka pleksiklaasi ja siis hakkan vaatama, kas ma saan siia posti otsa panna sildi, et see on Järveotsa sadam ja Järveotsa sadamas sellel laeval kehtivad teatud reeglid, et mida tohib teha, mida ei tohi teha. Ja ma usun, et siis saab kõik probleemid lahendatud sellega. Aga nüüd, tšau, pljau!